kindlasti täna ühtegi ülekannet talle ei lähe, kindlasti täna ühtegi ülekannet talle ei lähe, kindlasti täna ühtegi ülekannet talle ei lähe. Siis me võime vist minna praegu edasi vallavanema info päevakorrapunktini. Vallavanema infos oli siis pikk ettekanne ja siis oli minu poolt oli küsimuseks ja ühtlasi ka uudiseks. Ma rääkisin täna ehitajaga, kes ehitas Sadama üürimaja. Täna mõned minutid enne volikogu lõppes meie kõne. Ma ütlen, mida tema ütles. Ja see läheb nüüd täiesti risti ja vastu sellega, mida öeldi volikogu laua taga täna. Markent Team OÜ esindaja Margo Lipp ütles täna, et maksetähtaeg kukub täna õhtul kell 23.59 või 00.00. Sellest hetkest alates on arvemaksetähtaeg ületatud. Ja nüüd on väga oluline. Meil on mitu komponenti selles omavahelises klaarimises Sadama üürimajal ja Markent Teamil. Meil on akteeritud tööd, meil on siis vaegtööd on selle nimi. Ja, aga need on ka akteeritud. Need on ka akteeritud. Kõik tööd on akteeritud. Ja garantiifond ka. Ja. Nii. Kõik tööd on akteeritud, aga nüüd on hästi oluline, et see terviksummat ma isegi ütlen ausalt, peast ei mäleta, sest ma rääkisin 286 000. 286 000, väga hea. On terviksumma, mis on Sadama üürimajalt saada Markent Teamil. Ehitaja tunnistas, et umbes 190 000, tema ei olnud ka kontori laua taga, ta ütles mulle pluss-miinus mingite tuhandete täpsusega selle. Umbes 190 000 on summa, mis tuleb talle maksta täna ära. Selle summa osas tema hinnangul vaidlust ei ole ega ei saagi enam olema. Need on akteeritud tööd, mille eest on esitatud arve. Ta tunnistas seda, et need teised kaks komponenti, eelkõige siis vaegtööd, nende osas on Sadama üürimaja OÜ endale palganud esindaja või siis kasutab esindajat, ma ei saa väita, et palganud. Ja suhtlus käib siis advokaadi või juristiga ja toimub siis vaidlus. Toimub vaidlus selle summa üle, tingimuste üle, mille iganes üle. Pole oluline. Mina tahtsin öelda seda, et mina sain täna teada, et täna peab maksma umbes 190 000 ära. Meil on jäänud 2 tundi ja 52 minutit maksetähtaja lõpuni. Kas me saime õigesti aru, et seda raha ei maksta täna ära? Mina sain küll aru, et seda ei maksta ära ja toodi välja ka põhjus, et miks seda ei maksta. Nüüd hakati ette heitma seda, et ehitaja ei ole õigel kuupäeval objekti üle andnud. Ehitaja lubas objekti üle anda, esimene tähtaeg oli 8. aprill. Ehitaja ei teinud seda. Järgmine tähtaeg oli 15. mai, kus ta pidi kõik vaegtööd ära lõpetama ja ära tegema. Ehitaja ei teinud seda. Kindlasti täna ühtegi ülekannet talle ei lähe. Ja nüüd hakatakse vaatama ja arutama seda poolt, kuidas saab üldse edasi minna ehitajaga, palju tal tulevad sanktsioonid ja mis saab edasi. Seda kindlasti täna ühtegi ülekannet talle ei lähe. Aga ehitajale ju alguses ka ei makstud. No võt, see ongi nagu eriti minu jaoks nagu ehitaja pidi ära minema objektilt. Jah, see oli veel eriti piinlik nagu selles võtmes vaadates, kui siin paar nädalat tagasi ajaleht kajastas seda, et ehitaja on allhankitele võlgu, eks ole. Siis ei toodud välja seda, et ei kavatsetegi maksta. Ehitajale on piisavalt, ei ole nagu tööd korrektselt tehtud, sellest ei olnud siis juttugi. See toodi nüüd lisakäändena välja sellepärast, et ma saan aru küll, nad mängisid nagu selle peale, et kõigepealt tehti ehitest tont, eks ole, ja nüüd lükatakse, kui esile esitati nüüd lõppdokumendid kõik, eks ole, seal on kõik korrektne, kuna seal peavad olema maksedokumendid juures ja need arved. Sest EISI-toetus ei ole laekunud. See on avalik info. Täna praegu ei ole laekunud. Neil on EISI-toetusega on see jama, et nad on selle suure smegi või selle suure smegu selle Leedu panga laenuga ju selle sidunud kohustuse maksta Leedu panka. Jaa, selle me jätsime täna, sellest me täna isegi ei rääkinud. See EISI toetuse teine osa lepingu järgselt läheb ju Leedu panka. Jah, laenu katteks. Jah, lühidalt öeldes, niimoodi lihtsas keeles öelduna. Aga ühesõnaga praegu me jõudsime siis sinna, et nüüd on uus tase, et
süüdi ei ole mitte nõukogu, isegi juhatus väga ei ole süüdi vist, me saime aru täna, eks ole. Ei ole ka osanikuõiguste teostaja süüdi. Üldse süüdi on ainult ehitaja, nüüd on järsku ehitaja kõigest süüdi. Voila, meid on 3. Ühesõnaga, minul jäi üks asi ütlemata, et saime ka sellise süüdistuse täna, mitte Andrus, aga mina ja Toomas ja Inge ja Georgi Aira ka. Et revisjonikomisjoni tööplaan palun esitada. Tööplaan on 16. detsembri meie esimesel koosolekul meie esimene päevakorrapunkt, mis on siis meie protokollis täies pikkuses loetav. Ehk siis tööplaan on olemas, sellest me alustasime, see oli meie esimese koosoleku esimene punkt ja selle me tegime ära, see on fikseeritud, kõik saavad sellega tutvuda. Andrus, kas sul on meeles, mis küsimusi oli meil vallavalitsuse infos peale minu küsimuse? No, mina küsisin tõepoolest sellel teemal, mis on põnev, et kuna meil abituriendid just lõpetavad kooli, et meil on homme lõpupidu, siis mind huvitas, et kui vallavanem alustab alati oma olukorra tutvustust Hiiumaale tulnud ja ära läinud inimeste arvust, et siis äkki on tal mingisugused põnevamad teadmised ka sellest, et milline on näiteks vanuseline koosseis või kes need inimesed on, kes siia tulevad ja kes on, mikspärast need inimesed, kes siit lähevad ja mis nad lähevad, et kas lähevad sellepärast, et lähevad kooli või loovad oma pere või on jõudnud, eks ole, sünnitamisikka, eks ole. Aga seda, ütleme, Ergut isegi huvitas, et ta ütles, et tal seda infot praegu ei ole, aga ta uurib seda ja võib-olla esitab meile, see on lihtsalt põnev nagu aspekt, mis puudutab tegelikult meie elu sisulist poolt, et oluline on see, et meie Hiiumaa kodanike arv ju tegelikult pööraks kasvule ja oleks nagu jätkusuutlik ka põlvkondade pärast, eks ole. Et see oli minu poolt üks küsimus, mul meelde tuli, aga ütlen ausalt, et praegu on pea nii pulki täis, et just viisin Hendrik Normani ära, et ta läks auto katki. sõitsin rallit ilusatel Hiiumaa teedel. Seal on katse isegi olnud. Seal lähedal on katse olnud, jah, mida ma olen sõita saanud. Aga ma teeks sihukese lükke praegu, et kuna meil on sellised nagu hästi üheselt mõistetavad punktid, mis said ka nagu peaaegu konsensusliku siis poolt hääletamise järjest tulevad siin igasugused kinnisasjadega seonduvad detailplaneeringu koostamised, siis me teeme nüüd nahaalselt sellise lükke, et me hüppame punktist 1, kuna seal vahepeal oli suht konsensuslik otsustamine, kiire ja konkreetne. Hüppame ühe hooga punkti 10 ja see on meil majandusaasta aruande kinnitamine, kus siis said sõna komisjonid, ka revisjonikomisjon sai sõna. Rebis sõna välja. Revisjonikomisjon küsis sõna. Võitles sõna välja. Ja see oli mul tegelikult lühidalt ette valmistatud. Ma ütlen, et paar mõtet kiiresti siin ära. Ja seal on tegelikult paar päris huvitavat konksu kohta selles kajastamises ikkagi. Oli üks umbes 10 000 eurone kajastamisviga seoses Hiiumaa sadamatega, et seal oli mingi kalendri teema lihtsalt, et ühes aastas nii-öelda oli läinud ajaliselt nihkesse, eks ole. Sadama üürimajale eraldi auditit ei tellitud, mida muidugi oleks võinud teha juba praegu. Me siis kohtusime audiitoriga ja mis me veel teada saime, et sadama üürimaja, seda audiitor ütles meile, kui me küsisime, et kas oli midagi ebastandardset või midagi, mis jäi silma. Sadama üürimaja ja Hiiu Invest OÜ vahel pidi olema 10 laenulepingut ja need olid siis laekunud siis 30. mai kuupäevaga kõik. Et see näitab lihtsalt seda, et neid poolt tehtud õigeaegselt. See puudutas eelmist aastat. Jah, see puudutas eelmist aastat, et me räägime 2025 majandusaasta aruandest. Ja need, mis laekusid, siis lepingud laekusid siis maikuus. Mai lõpus, 30. Ehk siis selle aasta mais. Selle aasta, 2026 mais. Ja siis, mis veel oli, mida siis ka audiitor ise nagu meie küsimise peale siis ka mainis, oli see, et sadama üürimaja põhikiri
oli registrisse esitamata muudatus, põhikirja muudatus tähendab, täpsustame, ja ei saanud moodustada reservkapitali, mis tähendab seda, et siis Hiiu Investi 175 000 eurot tänaseni on laenuna sees. Me saime ka teada selle laenu intressi hiljuti 13%. Sellest pidi tulema reservkapital ja see on otsus, sellel on ju nõukogu protokoll taga nii-öelda. See on otsustatud, et see muudatus tuleb teha. Ehk siis vaatajale nii-öelda nagu hästi lühidalt ja lihtsas keeles, et see Hiiu Investi panus pidi olema nii-öelda reservkapital, mitte laen. See on otsusena tehtud, aga ellu viimata. Oma kapitalireserv. Oma kapitalireserv ja seda ei ole, see on laen. Ja praegu on võõrkapital ehk laen. Just. Tegemist on väga suures avaliku niisuguse rahaga valminud objektiga, mis tõenäoliselt kujuneb veelgi suuremaks lüpsilehmaks. Et ei saa ju nagu üle ega ümber, et sellised 13% intressid pigem kuuluvad sellise kiirlaenu võtjate nagu ampluaasse, et me oleme siis nüüd nii-öelda Hiiu vallaga ehk siis valla osalusega ettevõtte kaudu sellist laenu teenendamas, et me oleme siis ka kiirlaenu võtjad praegu. Mul on nagu... Ja me võtame kiirlaenu oma teiselt osanikult. Mul on nagu õigustatud küsimus, et kust see otsus muidu tuli üldse, et me sellega nõus olime, kas keegi oskab sellele vastata? Mina küll ei tea, et sellist otsust on olnud, et see ongi selline otsustamatus ja niisugune lahe toimetamine ongi tegelikult see probleem, mis käivitab selle õnnetu probleemide jõe, millest me nagu tegelikult tahtsime meie praegust vallavanemat ja jätkavat vallavanemat nii-öelda käsi ulatades välja tõmmata, aga tõenäoliselt sellest probleemide jõest ta ikkagi peab ise olema nüüd edasi. Meie siis oleme praegu positsioonis, kus me nüüd järgmised kuud vaatame, kes siis seal jões meist mööda ulbivad. Istume jõe ääres. Istume jõe ääres, jah. Seal oli veel teemaks oli veel, et teisi toetus 446 või 443 000, et see on kajastatud hetkel tuluna, aga tegelikult on ta ju tingimuslik toetus, ehk siis, et teda võib käsitleda ka kohustusena, aga täna ta on tuluna. Ta on kindlasti kohustus selles kontekstis, et kuni kõik kohustused ei ole täidetud, siis ta peaks kajastuma ühtpidi selles vara poole peal ja teistpidi siis kohustuse poole peal. Ja kui me siis esitasime täpsustava küsimuse, et kas need varad ja kohustused on kajastatud siis proportsionaalselt siis osalusega, ehk siis 51% nii-öelda selles konsolideeritud aruandes, siis ikkagi vähemalt vastati meile, et ei ole, et see on nagu täis rauaga seal kajastatud. Nii et põhimõtteliselt me oleme oma aruandlus kajastanud neid numbreid täie rauaga